Tere õhtust! Eelmises saates saime teada, et koguni 39% eestlasi usub ufode ja maaväliste tsivilisatsioonide olemasolusse. Niisuguse tulemuse andis Tartu Ülikooli usuteaduskonna initsiatiivil korraldatud küsitlus aastal 2014. Ka meie saadetes on esinenud hulgaliselt inimesi, kellel on oma isiklik ufovaatluse kogemus. Tänase saate üheks peategelaseks on Peeter Ruudas, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, klaasikunstnik, mitme ufovaatluse tunnistaja. Klaasikunstniku ufovaatlus Saaremaal. Teemat sissejuhatav kommentaar Igor Volkelt. Georgi kosmoseuudis Saaremaa ufovaatlustest lähiminevikus. Mida nägi klaasikunstnik 5. mail 2012 Saaremaa taevas? Enne kui hakkame kirjeldama aastal 2012 toimunud väga huvitavat ufovaatlust, palusin teemat sissejuhatava kommentaari Igor Volkelt. Seekordse salvestuse algul on mul väga meeldiv tõdeda, et täna 19. jaanuaril on meie sagedasel stuudiokülalisel Igor Volkel sünnipäev. Palju õnne! Aga tänu! Palju õnne, Kaljukits! Jätkuvat visadust ja jonni ufode jahtimisel. Praegu on aasta 2017. No mitu aastat see ufojaht juba sinu jaoks siis kestnud on? No 35-40 kindlasti. 35 aktiivset niisugust jahti. Enne seda oli ettevaatlik seire ja ettevalmistus. Minul kahjuks ei ole Igorile sünnipäeva puhul lendavat taldrikut võimalik üle anda, aga mul on siin kotikese sees vähemalt lendav kruus. Kui mitte otseses, siis ülekantud tähenduses. Ma selle kenasti pakendatud kruusi ulataksin teie kõige silme all siin tänutäheks senise koostöö ja selle teema arendamise eest Igorile ja palun vaata ka televaatajate nähes, mis siin sees on. Ja kommentaariks nii palju, et see on tõepoolest vähemalt ülekantud tähenduses lendav kruus. Ta on selle serviisi osa, mille juurde kuuluvad taldrikud. Just. Ma usun, et meie selle serviisi kokkupaneku ja avalikkusele jagamisega tegeleme edaspidigi, nii et kruusi kombel kõikide vaatajate terviseks ja head lähenevat kukeaastat. Aga vaatame nüüd natukene neid jooniseid ja skeeme, mis siin laua peal on. Millest alustame? Et siin on kõigepealt üldkirjeldus. Siin on vaatlus mere suunas, päikeseketas ja väga hästi on vaatleja või autor või informant kirjeldanud oma liikumist ja erinevaid positsioone. Viimasel suvel 2016 käisime läbi veel selle tee reaalajas, kuidas Peeter varajasel hommikutunnil siis väga heade ilmastikutingimuste juures liikus, mismoodi ta objekti nägi, kuidas see objekt oma kuju kergelt muutis, millised detailid seal esinesid. Et see vasakul üleval nurgas olev punane päikeseketas, see on siis suurendatult siin ja eristub seal selline päikeseketta peal üks segment, mis oli suhteliselt nagu autonoomne ja liikus veel seal ära. Ja muutus huvitavaks siis nagu kolmandas episoodis, see on juba siis Karja kiriku juures, oli see objekt teise tonaalsusega, teiste värvustega näha liikumas lähiruumis. Et segment on seal eristatav hallide kontuuridega objekt, mis on nagu liikumissuunas siis vaatleja jaoks. Ja lõpuks siis oli üllatav auto esiklaasist välja vaadates, nagu maandumissuund oli siis. Me peaksime siis vaatlema seda. Vaatama seda objekti selliselt. Nii. Et
või keeraks teda ehk veel natukene niiviisi, siis me saame ettekujutuse, et segmentidest koosnev jada, mis lõppes siis sellise lennuobjekti hõbedase kerega, millel olid illuminaatorid vaadeldavad ja esimene ots muutus siis nägijale nagu arusaamatuks või halvasti nähtavaks, mis võib esineda erinevate nagu vaatlustingimuste muutuse korral. Kõik need episoodid on äärmiselt põnevad, detailirikkad ja reaalajas läbi käies kaetud nii-öelda vaatleja kirjeldustega. Mul on väga hea meel teile nüüd teatada, et oleme koos siin stuudios kaamerate ees Eesti Kunstiakadeemia õppejõu klaasikunstnik Peeter Rudasiga. Tere tulemast! Tervist! Peeter, kõigepealt niisugune küsimus, et missugustel asjaoludel klaasikunstnik, kunstiinimene Saaremaale sattus, ehkki sa ei ole üldse sealtkandist pärit mees? Ei no see väga lihtne on vastata. Mul sõber kadunud Manala teel juba Peeter Mudist ükskord ütles, lähme Peeter Saaremaale vaatame, et seal on müüakse nagu suvemaju ka, kui ikka oskad otsida ja nii ma siis nagu võtsin kohe nagu Järjal sarvist ja sõitsimegi koos temaga. Aastanumber oli? 84. Nii et juba üle 30 aasta võid sa siis ikka pidada ennast vähemalt osaliselt Saaremaa meheks? No Saaremaal on niimoodi, et sa võid ennast ise pidada, vaata kas teised peavad. Et see on teine asi. Just. Ja aga no ma loodan, et siiamaani paistab, et kõik on okei. Ja väga tore ja huvitav oli teada saada ka seda, et sul on seal ka klaasi töökoda või klaasikoda Leisis. On juba alates 95. Ja mis seal klaasikojas tehakse? Ma arvan siis eeskätt suvekuudel. No klaasikojas tehakse kõike, mis kuumas klaasis saab teha. Puhutakse, valatakse, modelleeritakse. Ja nii edasi. Looming, seal toimub looming, klaasikunstniku looming. Jah. Ja. Et üritan teha seda, mida ise nagu tahan ja teen. Saaremaa on muidugi kunstiinimesele mitmes mõttes ülimalt huvitav paik, nii oma looduse, oma hingerahu ja paljude muude asjaoludega seoses, aga Saaremaa on ka väga põnev koht, kus teha mitmesuguseid vaatlusi. On nad siis ilmavaatlused või loodusvaatlused või ka UFO-vaatlused, nagu välja tuleb? Jah, kahjuks küll. No miks kahjuks? Õnneks. Kas see, mida sa vaatlesid ja nägid aastal 2012, oli üks esimesi või oli see juba ei tea mitmes? Tegelikult see oli, ma ennem tegelikult nagu uskusin seda, et nad on kõik liiguvad ja aga ma polnud ise näinud. Aga see oli siis, tähendab, ma mäletan isegi täpselt, see oli maikuu esimene nädal, 5. mai ja 2012 ja hommiku vara ma mõtlesin, et ma sõidan siis, ma olen ikka natuke nagu harrastuskalamees ka, et lähen siis Lööve jõe peale särjele veel, viimased võimalused veel oli ja hommikul ma siis, kell oli 5, kähku riided selga autosse ja eelnevalt oli varustus kõik valmis pandud, aga ei võtnud kaasa mida, kunagi ei võta ei telefoni ega mobiili või tähendab seda aparaati. Ja siis ma siis sõitsin niimoodi ja Leisist välja mööda Kuressaare maanteed Angla poole ja järsku stopp. Et tunnen nagu, et miski nagu kisub vasakule vaatama. Muidu sa ei vaata ju, sõidad rahulikult, oli juba küllaltki niisugune hommikune hämar valgus, sinine, tumesinine taevas ja vaatan, et mis seal on, et ja ei uskunud oma silmi, mingi suur objekt istub Orissaare kohal. Kas see pilt kajastab seda hetke? Ta ei ole otse koha pealt, aga ta on nii töödeldud, et kajastab nagu, jah. Enam vähem. Nii, kirjelda palun edasi. Mis me siis siin näeme? No ja siis muidugi mõtlesin, et huvitav, leidsin niisuguse koha, kus nagu väike see metsakene ei seganud, pidatisin auto kinni
ja vaatan, et huvitav, et see maist päritolu küll ei ole, kuna hommikul vara, kell oli kuskil 5:06 või 10 minutit 6 peal. Päike ei olnud veel tõusnud, foto selle pildi järgi on ka näha, täitsa tume oli kõik ja mingi niisugune oranžikalt särav objekt. Siis ma muidugi hakkasin siis lähemalt uurima. Ja siis ma nägin, et seisis paigal, tükk aega, mitte mingit liikumist põld ja siis ma vaatasin, et vot nii pidi peaks olema nüüd niimoodi rahval näidata. Nii, näitame seda ka. Ja huvitav, et sees oli tunda niisugust nagu algul ma mõtlesin, et mingid kas lennukid lendavad, lasevad mingit juga seal või niimoodi, et niisugused lollid mõtted käisid tegelikult absurd. Et no, milles see on, et noh, ma ei öelnud kohe, et see nüüd on UFO või niimoodi, et ikkagi mõtled, mis asi see on. Ja siis tuli välja, et see oli niisugune üleni seest nagu valge segment ja ümberringi oli siis nüüd siis see niisugune nagu kobrutas, ta nagu liikus. See kõik nagu liikus kogu aeg, nagu sädelemine oli, jah. See poolkaar? Ei, see poolkaar oli paigal, aga just see oranž, mis seal nüüd sellesse ring koosnes, see kõik nagu niimoodi liikus ja siis see kiirgamine oli väga huvitav. Et see nagu kiirgas niisugust. No siis ma ikka vaatasin, mõtlesin, midagi muutub. Midagi ei muutunud, tema seisab ikka seal paigal. Siis sõitsin edasi, keurasin siis Karja kiriku poole. Ja Karja kirikul vaatasin veel ikka seisis paigal, mõttes jätsin hüvasti, et huvitav objekt ikkagi ja kõik, et vaja kalale minna. Ja nii ma pöörasin Karja kirikult nüüd siis sinna Tika poole, niuke läheb asfalttee ilusti pikk ja ma sain natuke maad sõita, oli minu kohal. Nagu tuli sulle järgi? Ei tea, igal ühtegi autot vastu ei tulnud, mitte kedagi, mingit liikumist ei olnud. Oli minu kohal siis niimoodi, aga mitte enam niisugune objekt. Ja kahjuks mul ei ole praegu näidata, kui ma räägin, siis kui te ütleme, oli minu kohal lihtsalt suur üle terve taeva lai ring. Ja see ring oli, vot siin on hea näidata just selle kujundi pealt, vot niisuke ta oli. Ja keskelt oli siis see objekt oli siis siin keskel. Ja kõik oli valge, nii nagu see lennuki see küttejääk. Ja kõik juba hakkas ajuma. Nii et kõik hakkas ajuma, aga elemendid oli veel tunda. Vaat see oli huvitav moment. Ja ma mõtlesin, et issand jumal, vaat siis natuke tekkis küll niisugune väike hirmutunne. Mis toimub? Ja ma mõtlesin, nüüd peetakse mind kinni kuskil, võtsin autol kiirust maha, võtsin tee äärde ka, et kui auto jätta, siis ta jääb tee äärde ja tasakesi sõitsin edasi. Vaatsin, no midagi ei toimu. Enesetundes midagi ei muutunud rohkem? No hirmutunne oli niisugune, ma ei tea, täitsa ma ei kartud üldiselt, aga lihtsalt tekkis, et mõtlesin, et tea, mis asi see on, arusaamatu olukord. Siis ma sõitsin edasi, sõidan ja vaata, midagi ei muutud ja ma läheb ikka minuga koos niimoodi. Siis vahepeal tulid niisugused kõrgemad puud tee äärde, siis ma nagu kaotasin osaliselt nagu kontakti taga. Ja siis ma sain sinna tee peale, Tika tee peale, mis läheb nüüd otse Tallinna maantele. Ja seal oli mets maha võetud ja siis ma nägin niisugust asja. Seda peaks siis niipidi näitama, jah? Jah. Nii. Ja mis? Ja siis ma nägin niisugust asja ilusal tumedal taeval. Ta oli niisugune silindrikujuline ja väiksed illuminaatori aknad olid. Ja esiots oli nagu kiudpilve sees. Kiudpilv. See on nagu, ma püüdsin kujutada siin, aga ja siis need tagant ja mingit häält ei olnud. Ta oli kuskil, ütleme niisuguse väiksema Boeingu suurune ja küllaltki madalal kuskil eralennuki kõrgusel umbes niimoodi. Ja mitte mingit häält ei olnud. Ja tagant tulid siis kaks niisugust, mis neid kõiki seob, segment. Ahaa, siin on ka näha, et need on natukene sarnased kujundid. Eks ole, et kui me paneme need pildid kõrvuti, siis me näeme, et need oletatavast lennumasijast väljuvad kujundid on väga sarnased sellega, mis sellel päikesetaolisel
ringikujulisel objektil peal on. Ja huvitav on nüüd see, et tal ju, eks ju, nagu mingit lennuki niukest häält ei olnud, aga mida oli kuulda? Oli kuulda, mismoodi iga mingi sekundi või vähema vältel need tagumised osad vahetusid ja oli kuulda ainult niimoodi. Ja need kogu aeg tulid uued 2 tükki sinna taha. Võt, ma ei tea, arusaamatu. Mis see oli? Ja. Väga huvitav on rääkida niisugust asja inimestele, millest ise aru ei saa. Aga see objekt siis liikus? See rahulikult liikus. Ja korraks ma mõtlesin oma, et mis seal on, pöörasin pilgu nagu korra alla ja siis vaatasin, siis oli juba läinud. Kõik, kadunud. Ja mitte midagi, nagu poleks midagi olnud? Nagu poleks midagi olnud, jah. See on paljude ufovaatluste üks niisugune huvitav... Nii, et oli nagu reisilennuk ja põmm läid. Et nähakse midagi väga-väga omapärast ja põnevat, toimuvad liikumised ja siis äkki on kõik kadunud. Ongi nii. Ja nii nagu ütleme selle pildi puhul me näeme niisugust oranži täppi, eks ole, ja pärast ei olnud ei seda täppi ega mitte midagi muud. Ja huvitav on see, et minu arust ta ei olnud niisugune nagu tavaline UFO, eks ju, ta oli ikka mingi suurem laev. Ta oli ikka mingi suurem laev, paistab selle järgi, see silinder oli päris suur. Tegelikult niisugune ilus, ta oli väga ilusa disainiga niisugune ja ta oli niimoodi, et ta oli niisugune tume metallik, hõbedane metallik ning sinise taeva taustal oli. Ja tagant siis tuli niimoodi läks ja nii ta läks. Teadaolevate ufovaatluste ajalugu Saaremaal ulatub veidi rohkem kui 70 aasta tagusesse minevikku. Oktoobris 1944 Saaremaal Tehumardi lahingu ajal ja selle järel nähti hõbedasi sigarikujulisi tundmatuid lennumasinaid. Nendest astusid välja heledates kombinesoonides inimeste sarnased olendid ja uurisid langenud sõdureid. Aastast 1945 on teada ufovaatlus Lümandas, kus imelike nägudega kombinesoonides mehed taldriku sarnasest lennumasinast välja astusid, ühe sealse maja õuel ringi liikusid ja majaperenaist takseerisid. Georgi tänane kosmoseuudis heidab põgusa pilgu Saaremaa ufovaatluste lähemasse minevikku. 1983. aastal ja 1984. aastal märtsis nähti, kuidas oranžid kerad mere kohal kaua manööverdasid. 9. augustil 1985. aastal nägid 3 vaatlejat Salme küla Seinamaa kohal pajataolist objekti. Aastal 2015 toimus vaatlus Tehumardi järve ääres. Arvatavasti oli tegemist energofooriga. Ufosid on nähtud ka Muhus ja Hiiumaal. Kõige värskem ufovaatlus Saaremaal toimus augustis 2016. Ajaleht Saarte Hääl kirjutas, et suur oli loodus pildistanud mehe imestus, kui telefoni ekraanilt vaatas vastu kummaline taevakeha. Ja mina ütlen ausalt, mina ei taha rahvale üldse valetada, ma räägin seda, mida ma nägin. Ja et teda niimoodi 3 olekus, eks ju, ma arvan, et see oli see üks ja sama asi, üks ja sama niisugune laev. Nii et... Aga sul on ka pärast seda juba ligemale 5 aastat tagasi toimunud vaatlust tulnud veel ette selliseid olukordi, kus sa oled näinud põnevaid asju Saaremaa taevas? No seal ega mina seal üksine, seal näevad ka kohalikud, näevad väga palju on nendega vesteldud ja me Igor Volkega koos käisime ja ta sai väga huvitavaid fakte sealt teada ja ikka seal näevad päris huvitavaid asju. No mis on kõige uuem ja kõige värskem lugu? No kõige hullem eelmise aasta augustikuus. See on siis 2017 öösel kuskil, jah, 3... Siis oli nii, et läksin õhtul välja, täitsa pime oli, järsku nägi, mis mul maja tagant tuli madalalt. Särav niuku ilus taldrik. Ma nii ligidalt pole näinud, tähendab neid. Ta nii, et oli ikka nii madalal, et mul nagu puu ots lõikas tema tee nagu vahepeal ära, eks ju. Nii, et mul on kõrge see kuusk seal. Ja siis ta läks rahulikult, ees oli väikene mingisugune niisugune valgustus ja ilma hääleta
ei vilkunud midagi tal ja säras niimoodi üleni, mingi külm valgus oli tal ümberringi ja lihtsalt läks oma teed täitsa otse. Nii et ma nii ligidalt ma pole nagu taldrikut näinud, ütleme lendav taldrik. Kas mingid illuminaatorid või midagi sellist? Ei olnud midagi näha. Ta oli lihtsalt üleni säras niimoodi ja mingi valgus oli ees ka. Jah, valgustas teed või ei tea mida. Ja siis on nähtud ka niisugust objekti, et vaatasin, et üks täht nagu tuleb minu poole, aga küllaltki madalal. Tuli minu poole niimoodi, järsku jäi seisma, lasi valguse alla. No ta oli ikka nii madalamal, kui satelliidid on. No ja liikuvaid satelliite näiteks Augusti taevas on ju palju. Ja, aga need vilguvad. Aga see ei vilkud, lasi lihtsalt valguse alla ja seisma. Ma vaatasin, mis nüüd on. Järsku võttis ja pani igavese tinnaga ülesse. Jäi seisma. Maapinnalt kõrgemale? Ei, ta ei olnudki maapinnal. Ei, maapinna suhtes kõrgemale. Ta pani lihtsalt sõitis kõrgem. Lendas hästi nii, nagu need lähevad hästi ruttu. Seisis ja veel uuesti üles ja jälle seisma, nii et täppi ma veel nägin, et silmad on korras. Et võt niisugused asju ja niisuguseid neid, mis üleval liiguvad, neid näeb kogu aeg, ei ole mingit probleemi selles. Nii et Saaremaa on selles mõttes üks unikaalne piirkond Eestis. Ma ei tea, kas seoses selle, et Vene väed olid seal, raketisüsteemid olid kõik Karujärvel, et ma nägin, kui nad tulid, ikka jõudnud oma rakette ära vedada. Päris pikad järjekorrad oli. Ja no me ei tea, mida võidakse monitoorida, sellepärast, et näiteks endine Vene Föderatsiooni õhujõudude ja kosmosevägede ülem Nikolai Antoškin on meie saates öelnud, et nende jaoks nende objektide ilmumine, tundmatute lendavate objektide ilmumine kosmodroomide kohale, hüdroelektrijaamade kohale, sinna, kus on raketid paigutatud, on täiesti tavaline asi. Ja et nad on harjunud sellega ja nad pidevalt neid näevad. Ja võib-olla pakub mingit huvi neile ka just see sama kunagine raketibaas või oli neid mitu isegi Saaremaal, ma ei tea, et mis... No Karujärve ääres oli ikka vist, nagu kohalikud ütlevad, kõige ägedam. Kõige ägedam, jah. Hästi sügavalt, ma ei tea, kas oli 18 korrust maa alla või? Jaa, no Eesti oli väga militariseeritud territooriumi ju Nõukogude Liidu, ütleme siin viimastel aastakümnetel. Kaardid, mis näitavad, kus lennukid ja raketid asusid, on ikka päris tihe. Kohalikud räägivad veel ühte head lugu. Palun, ja loomulikult. See oli, tähendab, mul naabrimees siis elas, et üleval Pammana, see on see, kus on see Pihlalaid, et seal üleval oli olnud üks objekt. Ja see objekt istus kogu aeg koha peal, aga sel ajal Nõukogude hävituslendurid tegid treeninglende, eks. Ja teatati siis sinna nendele, et niuke objekt on. Kuskilt teatati, radarisüsteemid olid igal pool meil mere ääres. Ja siis saadeti 2 lennukit. Ma räägin seda, mida mul naabrimees rääkis. Saadeti 2 lennukit hävitajat ja nendele anti käsk tõmmake alla. Ja nii kui üks vist hakkas lasi ka vist või ma ei tea ja see UFO tõmbas selle ühe lennuki alla. Et see on tõsi lugu, et tähendab lennuk tegelikult see Minnalaidu nina ees alla tuli. Ja pärast teine lennuk ei saanud millegist aru, pani ruttu lõikama. Tavaliselt olid treeninglennud, eks ju, tulid kahekesi ja läksid kahekesi. Aga see läks üksi tagasi. Ja siis kohalikud olid seal tükk aega käinud ikka nii, kes said siis metalli koukimas või sellest lennukist. Aga siis tulid kohe need kõrged ohvitserid, kõik siis olid ikka pandi seal Riigisadam vist kohe kinni ja ikkagi, et päris kõrgel tasemel tulid uurima, et mis siin toimub. Nii et see lennuki mahakukkumine, purunemine on fakt? See on fakt, jah, see on fakt. Mis aastal see juhtus? Oi, ma ei tea, see oli, ma arvan, kuskil, ma ei taha väletada kuskil, aga kas 5-60 vahel võis olla. Missugune on sinu isiklik arvamus, maaväliste tsivilisatsioonide kohta üldse ja nende võimaliku toimetamisega maakeral? Mida sa sellest asjast? Sinu isiklik arvamus, mida sa arvad? Kui vaadata nüüd neid avatud arhiivitoimikud, mis näidati Sony turbo pealt ja mis siin ikka arvata? Ega see on selge, et me üksi siin ei ole.
et mina arvan küll, et ma olen alati öelnud, et ma ei tea, võib-olla on halb ütlemine, aga et maa on suur laboratoorium teatud teiste tsivilisatsioonide jaoks, et see on minu arvamine, tähendab. Jah, väga võimalik. Jah, et enne meid on olnud ja tuleb pärast meid. Peeter, veel kord suur aitäh stuudiosse tulemast ja kui on laekunud uusi UFO-vaatlusi Saaremaal, palun anda ka meile sellest teada. No kindlasti. Küll me siis võtame Igor Volgega ühendust ja räägime jälle. Ja. Palju tänu ja võib-olla kohtume suvel ka Leisis asuvas klaasitöökojas ja lähme vaatama koos Saaremaal lendavaid ufosid. Palju tänu, aitäh, kõik head. Aasta oli 2012 ja millega siis tõenäoliselt tegemist oli? Missugune on sinupoolne arvamus, sinu hinnang? Mis antud juhul siis silmade ette sattus? No, minu hinnangut sageli natuke erinevad suht teada isegi ufoloogias klassikalistest hoiakutest, et ma ütleks niiviisi, et on tegemist päikeseketast meenutava vaatlusobjektiga, mis ajas on püsiv, värvuses ja oma kontuuris väga konkreetne ja korrektne, sisaldab lisadetaile ja viitab mingisuguse keskkonnakanali või situatsiooni olemasolule. Sest sama objekti projektsioon hiljem seal ajaliselt, ütleme 10-20 minutit hiljem, figureerib samas piirkonnas, et sama piirkond on selle objekti vastuvõtuks või selle esinemiseks nagu soodus. Et siin on nagu kohatähtsus. Objekti olemasolu, tunnistaja olemasolu ja siis lähivaatluse episood, see on kõige intrigeerivam osa, seepärast, et teadupärast mingit alla Brandsatandi objekti seal kandis sel perioodil ei olnud, kuid tema konkreetne visuaalne nagu kirjeldus väärib tähelepanu, et see tahaks nagu töötada vaatleja kallal edasi, aga vaatame, mis elu annab. Kuidas see vaatlus sinuni jõudis? Kuidas see info sinuni tuli? Tihti tulevad teated inimesteni, inimesed teavad minu olemasolust ja annavad endast märku. Et vahel on nii, et inimene ise pöördub, siis keegi teine annab teate. Antud juhul Peeter helistas mulle, ütles, et kuna vaatlus oli, et kas sealt kandist rohkem ei ole olnud. Ja need piirkonnad annavad vaatlusi, nii et ma võin kinnitada, et see ei ole mitte ainukene. Ainult, et ei lange kokku muidugi selle sama päevaga. Tore, aitäh Igor stuudiosse tulemast ja nende mõtetega me tänase saate ka lõpetame. Oleme tänulikud kõigile meie saatesarja vaatajatele, kes on kirjutanud, meile saatnud, helistanud ja jõudumööda oleme teile püüdnud ka vastata ning kutsume teid üles jätkama samas vaimus, sest seda kõike, millest me oma saadetes räägime, on üha rohkem ja asi läheb aina põnevamaks ning teie kaastööd muudavad meie saate kindlasti sisukamaks ja värvikamaks. Tänan teid kõiki vaatamast ja kuulamast ning peatse kohtumiseni juba 2 nädala pärast.